Täna räägime tomatitaime kasvatamisest. Paljud inimesed on seda küsinud, et kuna on õige aeg külvata ja kuidas kasvatada ja kus kohas kasvatada. Proovime selleks veidi selgust saada. Mina olen Mart ja ma olen ise tomati kasvatamisega tegelenud üle 30 aasta. Enne õppisin seda Räpina aianduskoolis ja sellest circa 20 aastat oleme tomatit mahetoote põhimõtete järgi kasvatanud ehk et ei ole kasutanud keemilisi mineraalväetisi ega taimekaitsevahendeid. Mingit ülimat täiuslikku tõde ma siin teile täna ei kuuluta, pigem keskendume sellele, mis minu kogemused on ja võib-olla te saate sellest endale midagi kasu. Põhiline küsimus on, kuna on õige aeg teha tomatiseemnekülvi. On küsitud, et mis kuupäeval see on. Aga sellel on väga lihtne vastus. Tuleb arvestada sellega, kuna te soovite taimed kasvukohale välja istutada. Peab arvestama tomatitaime kasvuperioodiks külvist kuni istutamiseni circa 60–70 päeva. Ja sellest saate mõelda, kuna te tahate selle kuhugi istutada, kas kilemajja, klaashoonesse, avamaale, kiletunnelisse, kas teil kasvuhoone on küttega või kütteta ja mis ajal te saate seda temperatuuri reguleerida ja vastavalt sellele arvutate tagasi enda tomatikülvi aja. Ehk et näitlikult nii, et kui meil on näiteks küttega kasvuhoone, et meil on võimalik seda kütet kuidagi reguleerida ja soovime näiteks kuskil aprilli lõpus või mai alguses selle tomati kasvuhoonesse istutada, siis on õige aeg just praegu ehk veebruarikuu lõpus seda külvi teha. Aga kui teil ei ole küttega kasvuhoonet, on näiteks kilemaja või need polükarbonaadist kasvuhooned, siis te peate arvestama sellega, et sellel hetkel, kui te tomatit tahate kasvuhoonesse istutada, peaks olema mullatemperatuur vähemalt 15 kraadi ja tavaolukorras maikuu alguses seda veel ei ole. Kui meie oleme ise ka kasvatanud ilma kütteta kilehoones tomatit, ehk meil on kilemaja küll natuke suurem, võib-olla 6 meetrit kõrge ja 30 meetrit pikk ja 10 meetrit lai, ja läheb kuskil 800 taime sisse. Aga tavaliselt, kui teil on ilma kütteta kilehoone, siis on mõistlik planeerida see istutusaeg sinna mai lõpupoole, isegi mõnedel kevadel juuni algusesse. Ja kui te võtate lihtne arvutus sealt maikuust 2 kuud tagasi, 60 päeva tagasi, saate selle õige külvi aja märtsi lõppu. Ehk et kui teil on kütteta kilehoone, siis planeerige oma tomatikülvid sinna märtsi teise poole peale, 20–30 märtsi paiku. Ja üks asi veel, see on jälle soovitus, seda ei pea võtma alati reeglina. Meie näiteks jälgime ka külvikalendrit ehk et kuufaaside mõju taime kasvule. Isiklikult järgin mina tüünide kalendrit ehk Maria ja Mattias tüüni kalendrit ja soovitan seda kõigile, et saate tasuta oma taimele toitu ja energiat, mille eest ei pea mitte midagi muud tegema, kui lihtsalt valitud aegadel teatud töid, külve, istutamist ja nii edasi. Nüüd, et kuhu külvid teha? Kui teil on kasvuhoone ja saate seda siin veebruari ja märtsikuus kütta, siis on väga lihtne. Siis te tõstate selle kasvuhoone temperatuuri just selleks sobivaks. See ei pea olema terve kasvuhoone ulatuses. Näiteks meie teeme kasvuhoonest on eraldatud üks väiksem ruum, kus me hoiame temperatuuri optimaalsel tasemel. Tomati külvi ja istutuse kasvatamise jaoks optimaalne temperatuur on kuskil 20–25 kraadi.
et kõikide temperatuuri soovituste juures on see, et optimaalsest võib temperatuur kõikuda +–7 kraadi. See tähendab seda, et kui me võtame optimaalseks temperatuuriks 20 kraadi, siis miinimumtemperatuur, mis võiks seal olla, oleks 13 kraadi ja kõige kõrgem siis 27 kraadi. Et kui taime jaoks on temperatuur normaalne, optimaalne ja kui me sellest eksime kas palavamaks üle 7 kraadi või allapoole üle 7 kraadi, siis taimel tekib kasvustress, kasv seiskub, ta ei omasta toitaineid nii hästi, ehk et ta ei kasva teil nii tubliks ja tugevaks, kui te sooviksite. Et selleks on ka erinevaid võtteid, et seda kasvustressi leevendada, ehk et meie soovitame seda muldades erinevate humiidhapete näol, et komposti või humiidpreparaatidega, mis leevendavad seda kasvustressi, aga optimaalne temperatuuri hoidmine on väga oluline. Nüüd, kui teil sellist kasvuhoonet ei ole, on väga levinud, et hobiaednikud kasvatavad enda tomatitaimed ette toas, näiteks aknalauas. Kui teil on vaja seal kuskil 20, 30, 40 tomatitaime, siis on see täiesti võimalik ja temperatuur, toa normaalne temperatuur on väga sobilik tomatitaime ette kasvatamisel. Toas kasvatamisel on ainult 2 asja, mida te peate jälgima. Üks on see, et õhuniiskus on liiga madal, eriti kui teil on mingi radiaatoriküte või ega ahiküte samamoodi teeb õhuniiskuse madalaks. Ja teine asi on teil valgust vähem. Ka ühtepidi on ka kasvuhoones valgust vähe, aga kasvuhoone laseb teil ikka kõik selle päevavalguse enam-vähem kasvuhoonesse, mis on, aga aknalaual kasvades saab see taim siis ainult seda valgust, mis sel momendil sealt aknast sisse paistab ja valgust on kindlasti juurde vaja teie taimele. Hiljem ka räägiksin natuke nendest erinevatest valgustitest, aga kui järjest nüüd edasi minna, et kuidas siis külvata, et kui te kasvukoha olete endale välja valinud, et oletame, et see on siis tuba ja aknalaud. Tubastes tingimustes on võimalik ka soetada endale minikasvuhoonet, kus siis on võimalik temperatuuri niiskust mõõtada, kinni kaetud ja ütleme, et tubastes tingimustes on see üks paremaid lahendusi. Aga ütlen veel kord, saab ka väga edukalt aknalaual selle asja toimetada. Et nii külviaja te valisite välja vastavalt sellele, kuna te näete endal võimalust seda taime kuhugi kasvukohale istutada, sellest võtate endale õige külviaja ja kuhu nüüd külvata. Et meie külvame külvikasti, paneme sinna sisse külvimulda. Me oleme ise ka Osaving Matokart, kasutame enda külvimulda. Ja mis on külvimulla juures oluline see, et ta on peenema struktuuriga. Meie külvimullas on veel liiv sees ja lisaks nendele asjadele on veel sees seal perliit, mis hoiab niiskust rohkem. Ja kõikides Matokardi muldades on sees ka kompost, mis tõstab taime haiguskindlust, kiirendab idanevust. Ja külvimullale lisaks me segame sinna sisse sellist seent nagu trihodermiin. Ehk et trihodermaseent segame sisse, mis tõstab taime haiguskindlust. Et on aedniku üks külvi juures on üks kõige suurem probleem on taimedel tõusmepõletik. Mitte ainult siis tomatitaimedel, ka teistel. Ja me oleme seda näinud, et taim idaneb, tärkab ja idulehe vaasis, kui on 2 idulehte, 2 idulehe vaasis, et siis see taim juure kaela pealt läheb vesiseks, taim murdub ära ja kukub ümber ja hävib. Et selle põhjustajaks on tõusmepõletik ja seda tõusmepõletikku tekitab üks seen, mis on husaarium. Ja
Selle tõusmepõletiku teke on tingitud 3 teguri koosmõjust. Üks on see fusaariumseen, mis on reeglina igal pool looduses olemas, ka turbas ja taimemuldades on see fusaariumseen olemas. Teisalt on teil kas liiga niiske ja liiga jahe kasvukeskkond. Ehk liiga jahe, liiga niiske ja fusaariumi sees 3 asja koos ja ongi põhjustatud tõusmepõletik. Et selle vältimiseks on siis mitu võimalust. Üks võimalus on see, et hoiategi temperatuuri väga optimaalse, aga aknalaual nüüd külve tehes on see oht, et teil on toas küll 20 kraadi temperatuur, aga oleneb nüüd aknast ja aknalauast, kui palju see ja õue välisõhu temperatuurist, seal aknalaua peal võib olla temperatuur 5–10 kraadi madalam. Ja mis on kõige ohtlikum on see, et aknalaud ise on oluliselt külmem, kui on õhu temperatuur. Ja sealt ongi soodsad tingimused tõusmepõletiku levikuks. Et selle vältimiseks mina olen soovitanud, kui te aknalaua peal kasvatate, pange sellele külvikastile mingi soojust isoleeriv ehk et külma isoleeriv asi alla, kas siis mingi õhuke penoplast, isegi papitükk aitab seda külma ära isoleerida, et on oht väiksem. Teine võimalus on see, et osad väga hoolsad aednikud ka kuumutavad külvimulda. Külvimulda on sel juhul vaja siis 70 kraadini kuumutada, et see fusaariumseene tekitajad seal hävinevad. Kuumutamisega on muidugi üks teine oht, aga te hävitate näiteks, kui teil on olemas mullasegus ka kompost sees, kus on kasulikud mikroorganismid, siis selle sama kuumutamisega te hävitate ka ära need kasulikud mikroorganismid, mis aitavad teie taime kasvule kaasa. Ja meie oleme sellega läinud siis seda teed, et meie segame oma mullasegudesse komposti, mis tõstab taime haiguskindlust ja teistpidi segame juurde kõrval trichodermaseen. Komposti kasulikku mõju on uurinud Šveitsis üks instituut, nagu Fiebel instituut. Nad tegid katse, kus nad siis külvimullale segasid sisse komposti ja osadele katsete variantidele segasid komposti külvimulda, osadele mitte. Siis nad need katsed nakatasid katsetingimustes fusaariumseenega ja jälgisid siis, kuidas tõusmepõletik tekib. Ja tulemused olid sellised, et nendes mullasegudes, kus siis kompost oli mullasegu või turbasubstraadi koostises, seal oli fusaariumine nakatumine väiksem või ei olnud üldse ja siis selles testis, kus oli mitte ühtegi protsenti ei olnud komposti sisse segatud, hävisid kõik taimed. Et kompost tõstis vastupidavust sellele tõusmepõletikule. Teine asi, mida me siis ise juba, ma pakuks välja küll üle 20 aasta olen kasutanud, on trichodermaseen. Segades seda turbasubstraati või kasvumulda, siis tegemist on kasuliku seenega, mis siis moodustab oma seeneniidistikku taime juurte ümber ja sellega ei lase siis kahjulikel seentel seda taime nakatada. Et väikses kontsentratsioonis on igas mullas trichoderma olemas. Kui me lihtsalt teda juurde segame, me tõstame seda kontsentratsiooni taset ja see mõju on suurem. Ja on ka olemas veel kolmas ehk filosoofiline vaatepunkt, millega ma puutusin 2 aastat tagasi lausteokoolitusel kokku, kus siis üks Hollandi mikrobioloog rääkis, et fusaarium ei ole üldse aednikule ohtlik, vaid pigem on fusaarium aedniku abimees. Et ma küsisin küll, et kuidas siis selline asi, et meil kõik taimed hävivad ja me räägime, et on tore seen. Aga ta tõi väga lihtsa põhjenduse, öeldes, et
et tõusmepõletik on aedniku viga. Kui me ei ole hoidnud taimele sobivaid kasvutingimusi, siis see taim on nõrk, ta nakatub tõusmepõletikku ja taim hävib. Et fusaarium aitab meil seda protsessi kiirendada, hävitab meie külvi ära ja me saame hakata uute taimede kasvatamise pihta ja me ei pea kulutama ei oma aega, raha ega energiat, et me seda hädist taime või kes on siis saanud mingil kasvuperioodil valed tingimused, kas liiga jaheda, liiga niiske kätte, et teda siis poputada sinna kuni saagi alguseni, me saame viletsa taime, saame sellest viletsast taimest vähe aega ja oleme kulutanud palju aega ja raha ja tema ütles selle peale jah, et fusaarium on hea abimees aednikule, et kui aednik on teinud vea, siis fusaarium näitab selle välja, et sa oled eksinud, et palun alusta otsast peale. Et see on siuke filosoofiline mõtlemine, aga minu arvates väga sügav tõsi taga. Nüüd, kui me oleme külvi ära teinud, valime näiteks külvikasti või mingi väikse karbi, oleneb kui palju me soovime endal taimi kasvatada. Alati külvake nii-öelda seemet rohkem, kui teil taimi vaja on. 20-30% võiks külvi seeme arvut olla rohkem, kui te hiljem taimi tahate. Siis on teil võimalik neid hiljem valida tugevamad taimi välja ja nõrgemad jätta istutamata või vahepeal pikeerimata. Et külvide teostamise meie teeme hajuskülvi ehk et me ei pikeeri neid seemeid sinna mingi 1x1 või 5x5, et külvame hajusalt külvikasti. Ennem on külvikast on meil 5 sentimeetrit substraati seal sees, külvame sinna pinnale. Ja nüüd on vaja see seeme katta millegagi, et ta ära ei kuivaks. Et siin on mitmeid võimalusi. Üks võimalus on näiteks selle sama kasvusubstraadiga katta. Teine võimalus on sinna liiva peale panna. Aga meie oleme läinud sellise asja teed, et kasutame perliiti. Et perliit on vulkaanilise tekkega mineraal. Ja temal on selline omadus, et tema on lubatud kasutada ka mahetootmises. Ta on looduslik kivi, mis siis kuumutatakse ja läheb nagu popcorn õhuliseks. Ja temal on omadus võtta enda sisse vett oluliselt rohkem, kui ta ise mahuliselt on ja seda siis järk-järgult tagasi anda, mis hoiab siis selle ära, et külv ehk et idanev seeme ei kuivaks teile ära. Et kõige ohtlikum külvi momendil ongi see, et kui teil on seeme idanenud, on sealt väike idujuur välja tulnud ja sellel momendil saab külv kuiva, põuda, siis see idu hävib ja te peate uue külvi tegema, et sellest enam taime ei saa. Tomat ei ole selles suhtes võib-olla nii tundlik, aga mõned taimed on rohkem tundlikumad sellele idanemisaegsele läbikuivamisel. Et meie katame perliidiga ja mis me veel teeme on see, et me katame veel selle külvikasti kinni klaasiga. Ehk et see klaas ühtepidi hoiab samamoodi seda niiskust kinni ja teistpidi ta hoiab ka seda temperatuuri ühtlasemalt. Ehk et klaasi all on. Nüüd klaasi asemel võite ka kilet kasutada, aga seal on see, te peate olema väga hoolas, et see moment, kui siis esimesed idulehed hakkavad välja tulema, peate selle klaasi kohe eemaldama, et muidu päikse käes seal läheb temperatuur väga suureks ja need taimed hakkavad kohe välja venima. Et kui te kasutate nüüd klaasi või kilet, peate väga tähelepanelik olema, et õigel ajal selle eemaldate. Nüüd, kui ja üks võte on veel, ma ise ei ole seda teinud, aga ma tean, mul mõned sõbrad on seda teinud. Tänapäeval on meil väga palju põrandaküttega hooneid, erinevaid ruume, siis tehakse see külvikast, pannakse näiteks põrandakütte peale, kus ta siis idaneb seal 2-3 päevaga, aga seal peate siis väga hoolas olema, reeglina seal ongi pime,
ükskõik kus see põrandaküte on, te peate võtma siis selle külvikasti ja peale idanemist panema ta kohe valguse kätte. Ja peale idanemist on üks võte veel, mida aednik saab kasutada. Vahetult peale idulehtede tärkamist on hea, ütleme, temperatuuri madaldada kuskil 2–3 kraadi. Isegi mina olen soovitanud rohkem madaldada. Ehk mis see tekitab? See tekitab selle, et taimel tekib tugevam juurestik. Kui on liiga soe, siis ta kasvab rõõmsalt edasi ka selle väiksema juurega ja venib reeglina välja. Aga kui te siis peale tärkamist temperatuuri teete madalamaks, siis tekib parem juurestik. Ja tomatiks kapsa kasvatamisel me oleme kilehoones peale tärkamist temperatuuri isegi 0 kraadi lähedaseks lasknud, et siis tekib hea tugev taim ja ta on pärast külmakindlam ka. Et nüüd, kui see taim on siis, seeme on tärganud, idulehed on valmis, siis mõnikord on küsitud sinna idulehed, on 2 idulehte, mõnikord jääb seeme sinna kinni. Et kas see seeme ära võtta või mitte võtta, see on filosoofiline küsimus, aga minule meeldib neid seemneid sealt niimoodi näpuga ära lükata, neid seemnekestlasid, et taim nagu vabaks saaks. Kas seal bioloogiliselt on mingit tähtsust taimele või ei ole, ma ei oska öelda, aga see on lihtsalt sihuke tore, mina ütlen seda esimene tutvumine taimega, et tervitate teda elust, et tere, et rõõm teid näha, et mina olen Mart ja siis ta tervitab ennast vastu, et tere, et mina olen Toomas Malle näiteks. Et tekib sihuke mõnus suhe, kui seda taime puudub. Aga see on jälle sihuke filosoofiline asi, et seda ei pea tegema, küll ta ise selle kesta ka sealt endal eemale lükkab. Nüüd, kui see taim on idulehes, siis juba sellest hetkest tekib teil lisavalguse vajadus. Et ükskõik, kas see külvikast on teil kasvuhoones või toas, kas see on veebruari lõpus või märtsi keskel, on meil valgust tomati jaoks vähe. Ja meil on vaja anda lisavalgust. Nüüd, lisavalguse juures me peame silmas pidama seda, et kõik, mis inimese jaoks on valge, ei ole taime jaoks mitte lisavalgus. Ehk et see lamp, millega seda valgust tekitatakse, kõik lambid ei ole taimele kasulikud. Näiteks täiesti kasutu valguse mõttes taimele on hõõgpirn, mille valguspekter ei ole taimele sobilik. Et taimel on valgust vaja selleks, et fotosünteesi tekitada ja selleks on tal vaja teatud päikesevalguse sarnast valgusspektrit ja see hõõglamp seda sobivat valgusspektrit ei tekita. Kui te panete selle hõõglambi veel taimele liiga lähedale, siis tekib seal lisaoht selles, et ta läheb sealt hõõglambi juurest liiga kuumaks ja te põletate oma taime lihtsalt ära. Nüüd siis lihtsam moodus on need säästupirnid, mis on enam-vähem tulemus. Et meie ise kasutame, kuna ma olen nii juba ammu seda teinud, siis meil on need tööstuslikud taimekasvulambid, mida vanasti oli TRL-F, ehk see F-täht oli seal väga oluline taga selle lambil markeeringus, mis siis näitaski, et ta on selle fotosünteesiks sobilik valgusspekter. Tänapäeval on siukse hästi varustatud aianduspoodides neid lampe müügil. Et kui te tahate nüüd seda valgustit osta, mis taimele nagu sobiv on, siis mina soovitakski küsida seda siis mitte nii-öelda valgusteid müüjatelt, vaid küsige seda lampi siis taimi ja taimedega tegelevatelt müüjatelt, et nemad teavad, millest te räägite. Ehk et pöörake tähelepanu ka sellele, mis lambi te sinna soetate. Kõige efektiivsemad on punast valgust tekitavad lambid,
aga võib-olla see toas akna peal sihuke punane lamp tekitab võib-olla valesid arusaami, et võite ka tavalise spektri värvidega neid võtta, mis sihukest punast valgust ei tekita. Aga need, kes näiteks nimetatakse neid babyleaf taimed, et kes kasvatavad neid väikseid idulehes vaasis söödavaid taimi, nemad kasutavad enamuses neid punase spektri värviga lampe. Ehk et uurige ennem, kui te mõne lambi ostate, kas see on just selle jaoks mõeldud, et taimele ka lisavalgust tuleb. Nüüd, kui see taim on kasvanud, ta on idulehe faasis ja need idulahed on läinud juba niimoodi võhtsaks ja te näete sealt kahe idulehe faasist hakkab juba välja tulema ühte pärislehe väikest täpikest, siis on õige aeg teha pikeerimist. Ehk et pikeerimine on siis istutada need külvatud taimed hõredamalt, et igal ühel oleks oma ruum ja koht olemas. Nüüd, siin on jälle küsimus, kas tomatitaime kasvatada niimoodi, et te teete ühe pikeerimise või teete 2 pikeerimist. Tomatitaime saate ka väga vabalt ühe pikeerimisega, ehk selles idulehes oleva taime istutate kohe mingisse näiteks 12 centimeetrisse potti ja sinna ta jääbki kuni kasvukohal istutamisele. Ainult seal on ka seda, et kui see taim seal järjest kasvab, siis te peate seda potti aeg-ajalt hõredamalt panema oma kasvukohale, kus te teda ka taime kasvatate. Ja seal hilisemas on see reegel, et kui mina olin noor aednik, siis minule kogenud aednik õpetas, et kogu aeg peab mahtuma ühe tomatitaime lehe vahele naabertaimega 5-kopikaline vahatäht. Kes on näinud seda 5-kopikalist vahatähte, siis te kujutate ette, kui suur see oli. Võib-olla selles tänases vahaühikus võiks ta olla 50 sendine. Et selline peab olema kogu aeg kahe taime vahel olev suurus, et lehe vahel on sihuke väike vahe. Nüüd, meie ise kasutan 2 pikeerimist. Ehk et ma esimese pikeerimise teen skeemil 5x5 sentimeetrit ja siis, kui taimed on kasvanud kuskil niimoodi 10-12 sentimeetri pikkuseks, siis istutan need veel omakorda ringi sellesse samasesse 12 sentimeetrisse potti. Ja miks ma seda teen? Selleks on 2 põhjust. Üks põhjus on see, et iga pikeerimine ehk et iga taime ümber istutamisega ma kärbin juuri, eriti esimesel pikeerimisel. Te võite ära juurest kärpida kuskil 1/3 sellest juure otsast ja see tekitab seda, et juurestik hakkab hargnema, te saate tugevama taime. Ja iga kord ma istutan ta sügavamale. Esimese pikeerimisega ma pikeerin selle taime kuni idulehtedeni mulda. Ehk et kui ta on näiteks 5 sentimeetrit pikk, siis ma istutan ta niimoodi pikeerpulgaga mulda, et ta jääb kuni idulehtedeni mulda ja sinna juba tekib sellest külgjuuri, see vare osa mulda läks. Ja kui ma nüüd järgmine kord uuesti istutan jälle 3-4 sentimeetrit selle taime sügavamale ja mul tekib lihtsalt tugevam juurestik. Ma saan tugevama taime. Arvestama peab sel juhul seda, et iga istutamine tekitab nädalase kasvuperioodi pikenemise taimele. Et kui te üldse ümber ei istuta, siis saate rutem taime kätte näiteks 60 päevaga. Kui te teete teise pikeerimise ka, siis te näiteks peate arvestama 70 päevaga. Aga mina seda soovitan, sest te saate tugevama taime. Ja mis teine põhjus on see, et kui teil on rohkem taimi ja vähem ruumi, siis esimesest pikeerimisest teise pikeerimiseni on circa 2 nädalat. Te ei pea 2 nädala jooksul kogu sellele taimemassile suurel pinnal andma lisavalgust
ja kui teil on näiteks minikasvuhoone, siis ka teil mahub vähem taimi või ütleme, rohkem taimi mahub väiksemale pinnale ära. Te saate paremini hoida seda optimaalset kasvutemperatuuri ja valgust, et ei pea kohe, no ütleme, kui teil on 20 taime, siis see võib-olla nii oluline ei ole, aga kui teil on juba seal näiteks 200 või 1000 taime, siis see on märkimisväärne vahe. Et meie soovitame teha alati 2 pikeerimist. Ja iga pikeerimise juures, kui te külvasite, siis kindlasti pange see sordi nimetus selle külvikasti juurde ja kirjutage sinna ka peale see kuupäev, kuna te selle külvasite. Ja meie oleme teinud ka seda, et kui me nüüd ümber pikeerime, siis ka sinna paneme kuupäeva juurde. Ja kui te tahaks veel mingit veel niimoodi korralikumad ja võib-olla analüüsi hiljem teha, siis olge, näiteks meie kirjutame ka üles endale selle paberkandjale, kuna me mis töid tegime. See on mõnikord hea vaadata, eelkõige kui järgmisel aastal tahate oma töid planeerida. Ja mina kasutan selle jaoks seda sama Maria ja Mattias Tüüni paberkandjal olevat külvikalendrit, ehk et seal ma teen 3 asja. Kõigepealt kirjutan sinna planeerin oma tegevuse, vaatan, mis päevadel on sobivad külviajad, kirjutan sinna peale, et võt sel päeval külvan kurki ja tomatit ja sel päeval kapsast ja nii edasi. Siis kui üks päev kätte jõuab, siis kui ma sellel samal päeval külvangi, siis ma kirjutangi sinna, et võt täna ma seda tegin, külvasin täna tomatit seda ja seda sorti. Ja kui istutan, kirjutan jälle sinna ja siis on kui teil hilisematel aastatel on, näiteks tahate vaadata, et mul see aasta kasvas taim üle ja oleks võinud hiljem teha selle külvi, siis on teil väga hea vaadata seal võrdluses aasta, 2 või 3 või 10 aasta taguseid skeeme ja siis mõelda, kuna teil on õige aeg mingit tööd teha. Ja ise aednikuna ma võin julgelt öelda, et alati on oht see, et teil tomatitaim kasvab üle. Et ükskõik kuna ikka kasvab üle ja selle jaoks meie oleme teinud ka topeltkülvid, ehk et ühe teeme sellel ajal, kui me mõtleme, et me saame teha, aga kui istutada kasvuhoones ja kui sellel ajal on ikka kevadkülm ja öökülma oht ja muld ei ole piisavalt soe, siis me seda teha ei saa, siis meil on tagataskust võtta ka teine variant, ehk et uus külv on tagant peale tulemas ja me saame sealt nagu ilusama ja parema taime. Et nüüd siis taimekasvatusest sinnamaani on ära räägitud, et kus mullas seda taime siis kasvatada. Et külvid ma soovitan kindlasti teha külvimulda, milles on vähem toitaineid ja nagu ma eelpool juba rääkisin, seal on erinevaid asja sees, et tõusma põletikku värkida. Aga taimekasvatajuse jaoks on siis, meil on olemas köögiviljamuld, kus on juba toitaineid rohkem. Ja kui avamaale või kasvuhoonesse istutate, siis selle jaoks on olemas meil kasvuhoonemuld ja aiamuld, ehk et nendes on toitaineid veel rohkem. Kompost ei ole nii peenikese aktsiooniga separeeritud. Nad on suurema pakendiga ja ka ütleme mahu ühikuliselt odavamad. Ja kui te olete, meie kasutame enda matokaardi toodetud köögiviljamulda ja taime kasvuperioodil, taime ettekasvatamise perioodil meie pealt väetamist ei tee. Et meil on kogu selle taime kasvuperioodiks on seal toitained olemas. Kui te olete kasutanud mõnda teist substraati, milles on näiteks tehtud mineraalväetiste baasil see mullasegu, siis on soovitus, et kasvuperioodil või taime kasvatamise perioodil annate juurde juba ka lisaväetisena, kas siis maheväetisi või mineraalväetisi, aga seda mineraalväetisega väetamist ma täna rääkima ei hakka, kuna seda ma juba üle 20 aasta ei tee ja siis räägin seda, mida me ise teeme. Nüüd, kui tomatitaim on
juba kasvanud, siis on järgmine küsimus, et kuna on teda õige aeg nii-öelda kasvukohale istutada. Et ühtepidi ei tohi ära unustada seda, et mulla temperatuur kasvukohal peab olema vähemalt 15 kraadi. Kui te istutate varem, siis te ei võida mitte midagi muud, kui te saate lihtsalt rohkem hoolitseda oma taime eest, ega ta seal ei kasva. Pigem ta võib seal haigeks jääda, võib näiteks varepõletik tekkida ja kasu ei ole. Nüüd, kui mulla temperatuur on olemas, siis taim, kui me räägime tomatitaimest, on väga sobilik istutamiseks siis, kui tal on tekkinud esimene õiepung. Et see on tomatitaimel kõige parem istutamise aeg. Mingi erand on madalakasvulistel tomatitel. Need, kes lõpetavad oma kasvu ära kobaraga, neid nimetatakse determinantseteks sortideks ja neid võib istutada ka natuke varem juba välja. Aga optimaalne taime väljaistutamise aeg on siis, kui taimel on tekkinud esimene õiepung. Ja taime jälle istutate kasvukohale niimoodi, et te panete jälle sügavamale, kui ta taimena selles potis kasvas, ehk te tekib jälle lisajuuri. Te saate hiljem tugevama taime, millel on rohkem juuri, ta võtab rohkem toitu ja annate lõpuks rohkem saaki. Nüüd võin soovitada seda, et kui juhtub, meil on seda juhtunud üsna tihti, et taim kasvab üle, ta läheb liiga pikaks, siis on võimalik seda taime istutada pool viltu. Et te siis kogu, ütleme, kui see taim on teil näiteks juba, ütleme, 3-40 sentimeetrit pikk, te ei pane teda ikkagi 30 sentimeetrit, 40 sentimeetrit mulla sisse otse, vaid panete ikkagi niimoodi, et ta jääb kuskil sihuke 15-20 sentimeetri sügavusele, panete taime viltu ja tomat annab väga edukalt külg juuri sellest varrest, mis sinna mulla sisse läheb ja saate väga tubli taime. Ainult lihtsalt teil on ebamugavam seda istutada, teil on seda taime transportida ebamugavam, võtab rohkem aega, aga saate ikkagi korraliku taime. Nüüd on küsimus, et milliseid sorte kasutada või milliseid sorte valida. Sorte on meil ikka väga palju. On Eesti sorte, on väljamaa sorte, on võimalik poest osta, on võimalik internetist tellida. Aga nii nagu iga asja juures on ka sordi valikul vaja enda jaoks välja mõelda, et mille jaoks me seda tomatit, siis konkreetselt täna, kui me tomatist räägime, milleks me seda tomatit tahame kasutada. See tundub küll natuke naljakas, aga kui meile näiteks on tomati eesmärgiks teda müüa ja temast nagu palju tulu saada, siis meil on eelkõige vaja sorti valida, mis on näiteks transpordikindel. Ta ei lõhene näiteks säilitamisel ja see transpordikindlus ongi üks olulisemaid asju, ehk et ta oleks võimalik teda turustada pikema aja jooksul ja ta oleks tugev, kannataks siin ühest kastist teise valamist ja nii edasi. Kuna meie nüüd enam väga nii-öelda kaubandusse tomatit ei vii, meil on enda puhkemaa, kus meie mahetomate reeglina enamus ära süüakse. Enda pere on töölised söövad ja mis üle jääb, siis selle müüme ära. Siis meie peaeesmärgiks on see, et tomat oleks maitsev. Ehk meie kasvatame tomatit söömise jaoks. Ja siis ehk et esmane printsiip on see, et ta oleks maitsev, ehk et tomat oleks tomati maitsega. Meie jaoks transpordikindlus ei ole nii tähtis teema. Ja teine, kuna me oleme mahetootjad, kasvatame
oma tomateid mahedalt, kasvatame teda ka mineraalmullast, siis teine on haiguskindlus. On väga oluline, et ta ei nakatuks haigustesse. Et reeglina me ei saagi kõiki asju koos, ehk et kui me saame selline haiguskindla taime, väga maitse taime, siis reeglina ta kuskilt transpordikindluses annab tagasi, saagikuses annab tagasi ja vastupidi. Kui me võtame tomatisordi, mis on väga saagikas, on väga hea transpordikindlusega, siis temal ei ole võib-olla nii hea maitse ja ta ei ole ka võib-olla nii haiguskindel. Et ma ei hakka nüüd kõike sorte välja tooma, võin öelda seda, mis sorte meie ise kasvatame. Ja meie oleme läinud seda teed, et meie kasutame Eestis aretatud sorte. Ehk et kasutame Jõgeva sordiaretusinstituudist, täna ta on taimekasvatusinstituut. Seal aretatud sorte, mis on siis meie kliimasse, meie arvates kõige sobivam. Ühtepidi see, et nad on nii-öelda varase valmimisega, et midagi ei ole öelda, Eesti suvi on lühike. Ütleme, külvist kuni esimese saagini võib kuluda 110-120 päeva. Ehk et kui te nüüd siis märtsi lõpus külvate tomati, siis te saate kuskil juuli keskel selle esimese saagi. Ja sealt juba septembris hakkavad tulema esimesed öökülmad ja mõnikord saate oktoobrini, novembrini välja, aga kui teil lisakütet ei ole, siis on hea, kui see saagikuse aeg on varasem. Ehk et kui te lisakütet annate kasvuhoonesse, siis on teised kriteeriumid. Aga tomatisortides siis, tomatisorte on põhimõtteliselt, te peate endale selgeks tegema, on sellised sordid, mis ei lõpeta oma kasvu ära. Nad kasvavad kogu aeg edasi, annavad kogu aeg kobaraid ja viljuvad ka kogu aeg. Nii palju, kui te kasvuperioodi hoiate, nii kaua läheb. Tööstuses suurtes intensiivkasvuhoonetes neid kasutatakse, lastakse järjest vaata allapoole ja ülevalt tipust ta viljub järjest edasi ja võib aasta aega kasvatada seda tomatit. Neid nimetatakse interminaatseteks sortideks, et nemad ei lõpeta kobaraga kasvu ära. No meie oleme ka neid sorte kasvatanud ja siis meie soovitus on see, et olenevad siis aastalt näpistage see tomatilatt seal kuskil peale 6. või ka hea pika sügise korral peale 8. kobarat ära, siis te saate selle tomati nii-öelda punaseks ka, muidu ta järjest kasvatab ja viljub ja te saate hulka rohelisi tomateid seal esimeste külmadega. Aga praegusel juhul nüüd viimane aasta meil oli 2 Jõgeva sorti, oli Malle, mis on hübriidsort, ehk tal on seal F1 märk taga. Ja, alati soovitan F1 sorte, need on nagu tugevamad, haiguskindlamad, saagikamad hübriidsordid. Seeme on küll natuke kallim, aga Malle iseloomustuseks nii palju, et ta on kõrge kasvuga. Ja vähemalt meil on jäänud, ma ei tea, kas see on puudus, meie jaoks see puudus ei ole. Meie jaoks on jäänud niimoodi, et kobaras ei ole viljad ühtlase suurusega, on ebaühtlased viljad. Et kui me oleme, teine sort, mis on samuti Jõgeva sort, on Evelle, mida me oleme kasutanud, siis seal on nagu väiksemad küll viljad, aga on ühtlase suurusega, siukse väikse ovaalse kujuga. Et neid 2 sorti oleme kasutanud. Aga me kasvatame väga palju kirstomatit ja sealt 2 erinevat sorti. Üks on Gartenfeld, mis on siis punase värviga, hästi saagikas, on tugevad punased viljad ehk tomatid, mida süüa. Ja see on siuke põhiasi. Aga
Teine sort, mida me iga aasta ikkagi ka viljeleme, on Black Cherry, mis on vaieldamatult maitselemmik, mitte ainult meie enda pere seas, vaid ka kõikide külaliste ja kõikide inimeste seas, kes seda tomatit on maitsnud. Tegemist on kirsttomatiga, ta on väga maitsev, viljad on sellised tumedad, peaaegu mustad, aga temal on üks väga oluline puudus, on see, et tal ei ole üldse nii-öelda säilivust. Ta kasvab lõhki, kui te õigel ajal teda ära ei korista, siis kui te ka ta õigel ajal ära koristate ja kohe maha ei jahuta, siis ta ka hoiustamise ajal nii-öelda järelprotsessi käigus läheb lõhki ehk et tekivad vaod sisse ja ta ei ole enam nii müügikõlbulik kui söögikõlbulik, sest hakkab ka hallitama. Aga kui te soovite niimoodi, et te lähete kasvuhoonesse, nopite sealt nüüd tomatit, seda kohe sööte või panete seda täna kohe laua peale või annate lastele või mis iganes sõpradele ja külalistele, siis vaieldamatult kõige parema maitsega, vähemalt meie arvates. Ja oleme veel mitmeid sorte kasvatanud, aga ma ei hakkaks neid siin juures iseloomustama, et kõike on võimalik uurida kirjandusest. Aga jah, nagu ma ennem juba korra mainisin, et kui te nüüd sordi valite, siis sordi valiku juures pidage silmas kasvu kõrgust ja seda, milline kasvuhoone teil on. Et kui teil on näiteks selline väike kasvuhoone, mis on 2 meetrit kõrge ja kasvuhoone, nagu need tüüpilised väiksed kasvuhooned on, siis võtke keskele kõrgemaid taimi sorte ja äärte peale pange madalamaid sorte. Et madalamad sordid saate siis, kui te valite sellisest, kui need kõrged sordid olid interminantsed sordid, mis ei lõpeta nagu kasvu ära, ennem kui teie seda lattu ära ei kärbi, siis on determinantsed sordid, mis lõpetavad taime kasvu ära õiekobaraga. Et selle kujundamisel, kui te ostsite nüüd determinantse sordi, ükskõik kas taimena või seemnena, siis te peate seda ise teadma, et see sort selline on. Et te ei tohi võtta, kui tomatil tavaolukorras võetakse võrsed ära, siis nendel determinantsetel sortidel te peate jätma viimase võrse enne kobarat võtmata, sest muidu, kui te kõik võrsed ära võtate, siis latt tal edasi ei kasva ja ta jääbki teil selliseks väikseks ilusaks puhmaks, aga annab saaki vähem. Et see on üks omadus, aga ütleme jah, nagu ma ütlesin, et neid sorte on väga palju ja ma ei hakkaks neid kõiki siin üles lugema ühtepidi selles, et ma ei tea ka nendest kõikidest midagi, aga rääkisin seda, mida me ise teinud oleme. Et tomati edasine kasvatus, ütleme, kui te kasvuhoonesse tahate minna, see oleks ju jällegi pikem jutt, et täna selle juures ei pööraks tähelepanu, et tänase jutu teemaks oli eelkõige siis tomati taime kasvatamine sinnamaani, kui kasvuhoonesse jõuab. Aga loodan, et sellest oli abi. Et kui väga lühidalt, siis kasvuhoones, kui te tomati kasvatate, siis eelkõige peab olema toitainerikas. Kas te võtate uue kasvusubstraadi või lisate sinna väetise juurde. Kui te ei ole mahetootja või ei ole ideeliselt mahe, siis te võite seda mineraalväetisega teha. Kui te soovite mahetootmispõhimõtete järgi oma taimi kasvatada, siis on selleks üks võimalus näiteks erinevate kompostide kasutamine, samuti näiteks kana-kaka väetisena juurde, mis on sellise graanulina. Või siis on ka tänapäeval juba müügil erinevaid elemendipõhiseid maheväetisi. Et minult on küsitud, et mis on vahe siis näiteks toitainete väetamisel, kompostil või kana-kakal.
siis kui te silmas peate nüüd toitaineid, siis ei olegi vahet. Ehk et toitained saate nii kompostiga antuna kui ka granuleeritud mingi väetisena. Ainult vahe tekib nüüd selles, kui te lisaks sellele toitainele koostisele olete huvitatud ka, et teie muld saaks kasulikku mikroorganisme, siis granuleeritud väetised, näiteks kanakakana, seda kasulikku mikroorganisme sinna ei lisa. Esiteks seetõttu, et kui need seal on olnudki, siis granuleerimisprotsessis see temperatuur on kõik need ära hävitanud ja te saate sealt lihtsalt toitained. Aga kompostiga on ka kasulikud mikroorganismid sees, mida te kõik mulda andes ühtepidi annate need mikroorganismid mulda, mis te kompostiga annate, ja teistpidi needsamad mikroorganismid intensiivistavad mullas olevate mikroorganismide tegevust. Et uuringud on näidanud, et jälle seesama Šveitsi Fiebel instituut on uurinud, et kompostiga antud toitained on mullas 4–5 aastat. Ütleme, kui me mineraalväetistest räägime, need on siis, kui on 1 aasta, siis on juba väga hästi läinud. Reeglina need uhutakse sealt ka kuu ajaga osad välja. Aga siis kompostiga, ütleme, kui toitained on 4–5 aastat, siis kasulik mikrobioloogiline mõju, mis tuleb kompostiga väetamisest, see kasulik mõju kestab kuni 40 aastat. Et tomati kasvust ei ole sellest suurt lugu, sest tomat nagu üle 1 aasta meil ühes kohas ei kasva, aga näiteks kui me samasse mulda kasutame, vahetame kasvunest välja, selle mulla paneme kuhugi õunakule või peenlasse, siis need samad kompostist olevad kasulikud mikroorganismid parandavad ka meie olemasolevat peenat. Et see nii palju siis sellest väetamisest. Aga nagu ma ütlesin, siis tomati kasvatamisest siis kilemajas, ütleme, räägime siis eraldi tomati mingist kujundamisest, tomati haigustest või kahjuritest või erinevatest kasvurežiimidest, ka kastmisest, et siin täna ma sel teemal ei räägi, sest tänase teemaks oli taime kasvatamine.